Eesti kõige rõõmsameelsem võitlussportlane Dmitri Salamatin allkirjastas lepingu V-klassiga. Aga täna me püüame rääkida eesti keelt, sest sa oled mitu aastat õppinud. Kuidas sul eesti keel välja tuleb? Ma alustan õppida 2 aastat tagasi. Mul on rohkem praktika, kui ma alustan annab treeni. Natuke sain aru, natuke rääkida. No Tiima jääb tagasihoidlikuks, mina käin ju tema juures ka trennis ja ta räägib väga hästi, treenerina oskab eesti keeles juba juhendada väga hästi ja kõikidele nendele, kellele on see käinud võib-olla veidi ajudele, et Tiima eesti keelt ei rääkinud, siis näete, 2 aastaga on võimalik rääkima saada, aga praegu me jätkame siiski vene keeles, sest me ootame publikusse ka kõiki rahvusi, 12 riigist on tulemas V-klassile inimesi. Tiima, sinu vastane on... Ну, как говорят у россиян, или русскоговорящие, встретим его с хлебом солью, посмотрим, что шоу будет лучше. Leedust pärit võitleja Edvinas klass 4 tuli kohale selliste kunstlilledega vastasele ja see vastast pani ka mõtlema, et miks ta nii ebaviisakas on. Kui sulle lilli tuuakse, mis siis saab? Возьму цветы, поблагодарю и потом положу его на могилку. Oled sa vastase stiili ka jõudnud juba treeneriga analüüsida? Не, просто чел. Tavaline inimene. No sina oled meil tuntud showmees meie kodumaal ka. Kui sa kaotad, siis sa tantsid bensujaamas ja enne võitu juba käid väga huvitavate kostüümidega. Mida sa sellel korral ringi minnes, puuri minnes teha kavatsed? Ma mõtlen, midagi veel. Osta pilletit ja näitab. No showmees oskab promo ka väga hästi teha. Milline saab olema ettevalmistusperiood? Хочу выступать уже, давай, готов. Тренируюсь 2 раза в день, все круто. Готов выступать. Только вес осталось сделать. И поехали. Сколько вес? 85. Ja сейчас сколько? Но будем драться 81. То есть Вель oli кого-то докалывал nagu 5-4 кило. Приходите поддержать меня в Унибет-арену 24 октября. Посмотрите, как мы отправим паренька обратно домой в Литву. И посмотрим, что шоу круче. Увидимся.